armsad õpetajad ja külalised. Alustame Lähte Ühisgümnaasiumi 42. lennu lõpuaktus. Võib kohvist lõhnav, võib ka väga vana, võib puust, võib klaasist olla koolimaja. Kuid kooli nägu pole see, mis ees, vaid hoopistükkis see, mis kooli sees. Üks klass on kooli silm ja teine kõrv. On iga õpilane närviraht, üks õrv. On õpetaja välisnärvitaja ja seda ongi närvidele vaja. Kallid lõpetajad, kirjutasin teile laulu.
laps, kes päiksekiiri püüab ja virveid veel ning tuulehooki nimepidi hüüab nii tihti veel. veel olen laps, kel nähes lepalindu, kõik meelest kaob. Pihka haarab õhku, silmad täis on indu ja süda taob. veel olen laps, kes kõige järel rutab, mis särab näis, kes näoli maas üht õitet taganutta, peod lilli täis. Sõna saab Lähte Gümnaasiumi direktor härra Üllar Laks. Lugupeetud Lähte Gümnaasiumi tänased lõpetajad, austatud vanemad, õpetajad ja külalised. Daamid ja härrad, me oleme jälle kord ühe ajaloolise hetke tunnistajad. Sest kõigel siin maailmas on antud olla oma algus, antud olla oma lõpp ja sinna vahele jääb kulgemine. Aga ometi iga lõpp on ka millegi uue algus. Miski ei ole kunagi asjata ega lihtsalt niisama. Kuigi meil kord see nii võiks olla. Teie, kes te täna lõpetate, alustasite oma kooliteed sügisel 1992. Ja kui aega saate, vaadake oma vanu pilte, vaadake oma lapse silmi, vaadake oma noori vanemaid ja vaadake oma esimesi õpetajaid. Võib-olla tuleb teile juba praegu midagi meelde. Kõik see on kunagi olnud. Ja kui teie kooli tulite, siis te olite loomulikult väga ärevil ja tahtsite hirmsasti kooli tulla. Sest te olite ju pika suve oodanud, kuna see ometi saab kooli. Järgmistel aastatel sellist ärevust, kel ei olnud mitte kunagi. Te teadsite,
mis seal ees on. Võib-olla augusti lõpus mõnel tulikud kihked oleks juba, näeks klassikaaslasi ja sõpru. Aga teie selja taga on praegu 12 aastat pingsat ja järjepidevat tööd. Mõnikord see järjepidevus oli teiste hoida, enamjagu siiski saite ise hakkama. See oli töö iseendaga. Mõnikord oli see raske võitlus, no ikka iseendaga. Ja mõnikord ka võitlus arusaamatute asjadega. Ja nüüd neist arusaamatute asjadest. Ajalooõpik jookseb verd, ma ei taha seda puudutada. Keemia oma on valmis iga hetk plahvatada. Füüsikaraamat nihkub eest, niipea kui käe sirub. Matemaatika murdub, tundmatuid suurusiks. Bioloogia muudkui paljuneb, pooldub ja pooldub ja pooldub. Ainult üks raamat on avatud, rahulik ja kutsuv. Kummardades ta kohale loen. Kõik on fiktsioon, fraktsioonide paterniteet. Nii on kirjutanud Doris Karel. See viimane väga keeruliselt öeldud asi on ellu. Te olete läbi kooli murdnud ellu, päris iseseisvasse ellu. Ja kõik killud, mida te siin kohtate, on omavahel seotud üheks ellu. Ma tahaksin teid õnnitleda selle puhul, et te olete selle terviku kätte. Ja enam ei ole nii, et ühes kohas me loeme ja teises kohas me laulame ja kolmandas kohas me näitame oma hiilgavat hüppevormi või pallinguvõimet. Edaspidi on nii, et see kõik, mis teil vaja on teiega kaasas, on iga päev koos tervis. Ei saa öelda, et üks kild oleks teistest tähtsam, aga ometi nii see on, et kellegi jaoks on tähtsam lugemine, teise jaoks arvutamine, kolmanda jaoks võib-olla midagi muud. Nagu näete, need tervikud on teil tulnud erinevad, siis et ühes kohas tehtud. Ja järjest harvem on teil õigeid vastuseid. On ikka niiviisi, et need vastused on pisut vigased alati. Ja igal vastusel on oma hind. Aga ikka toimub põhimine siin maailmas ühtse kindla stsenaariumi järgi, mille põhiliseks omaduseks on see, et kõik asjad korduvad, aga natuke teistsugused. Kasutan lehte Hainsalu. Ootavasse mulda kukkus tõru. Aegamisi tamm sai tõrust. Tamm sai kõrgem ema tammest, puuke ladvas kumendab. Laps ja toetab taeva kasvust. Tamme otsast kukub tõru ootavasse mulda. Võite ise arvata, mis järgmine taim. Ei hakka seda uuesti lugema. Nii see on. Ainult see muld on teistsugune ja see tõru ei ole see, mis esimene. Austatud vanemad, kas te mäletate, kuidas need lapsed pisikestena kooli tulid? Ma usun, et nad olid uhked, õnnelikud ja tulid ja kallistasid teid ja tervet maailma oma esimeste viite puhul päevikuks. Aga kas te seda ka mäletate, kui nad tulid, olid pahurad ja kurvad ja ütlesid, et õpetaja on paha ja jonnakas ja laseb ühte tobedat vala 5 korda lugeda ja ikka rahule ei jää. Ma usun, et te mäletate. Sest ma tean, et teie olete nendega koos rõõmustanud, nende pettumuse minema pühkinud, neile öelnud, kõik läheb mööda, kõik läheb hästi. Te olete seda teinud. See on täna näha. See on näha nende 40 inimese rõõmsatest pilkudest laval.
ma tahaksin teid õnnitleda vanemaid selle puhul, et teil on võimalik seda õnne siin täna tunda. Õpetajad. Meil on olnud kõike, aga kõige rohkem igapäevast ja tavalist tööd, et jõuda selleni, kus me täna oleme. Loomulikult on meil põhjust rõõmustada ja soovida ikka edu oma tänastele lõpetajatele ja loota, et need nimed, need näod jõuavad meieni ja teevad meidki kuulsamaks edasi. Ma arvan, te olite hea ja tugev lend. Teie lähete nüüd koos oma noorusega laiali Eestimaale, eelkõige Eestimaale, aga miks mitte ka mujale, edasi kandma neid väärtusi, mida meie õpetajatena oleme soovinud teist näha. Sinna te lisate veel midagi ka omast poolt. Teie tänane pidupäev, austatud õpetajad, on loomulikult suur. Ja ma arvan, et on tore see, et me ei anna teile täna üldse mingeid dokumendid me anname teile teisipäeva hommikul kell 9. Aga täna me anname teile kingitused ja lilled, sest meie ei tea, kes teist võitis Trooja sõja. Loomulikult on nii, et paber ka maksab midagi. Aga kõige kestvamad on need väärtused, mis on teil nüüd juba ammu. Taskus, peas ja süda. Seda meie paberile kanda ei oska. Ausust, töökust, sõprust, sihikindlust. Oleme püüdnud, aga päris kirja pole saanud panna. Peaasi, et te nüüd teate seda sadamat, kuhu te purjetada tahate. Ja uskuge mind, varem või hiljem tabab teid päris uus, mis teid sinna ka viib. Ma õnnistan teid veel. Olge kenad, vaadake üksteist, võtke kaasa need emotsioonid, mis teiega täna on, need rõõmsad naeratused, need ilusad näod, te olete noored ilusad inimesed, targad. Võtke kaasa oma sõprade head omadused, nende väärtused. Hoidke oma tervust, elurõõmu, tehke kõvasti tööd ja nautige siis oma tööliin. Olge õnnelik. Nii nagu ma lubasin, me anname teile kingitusi ja selleks ma palun siia appi Anneli Kumari ja valla poolt siis härra Aivar Toom. Reaalklassi lõpetajad. Adamson Kalev. Katrin Helm.
Airi Herman. Kristo Kose. Lauri Kruuda. Kerli Kübarsepp. Kirjanduses, matemaatikas ja ajaloos. Siim Lillemets. Triin Maavara, kiituskiri vene keeles. Ville Maremäe, kiituskiri kehalises kasvatuses.
Egon Naarits. Meelis Rekker. Jana Roosik, kiituskiri inglise keeles, vene keeles ja keemias. Paavo Ränk. Heili Sadam, kiituskiri kehalisest kasvatusest. Reimo Sild. Kaarel Toots. Sigrid Vatšuk, kiituskiri vene keeles. Kadri Vii, kiituskiri vene keeles kehalises kasvatuses. Ja nüüd meediaklass. Kristel Ilves.
Maria Karolin. Kiituskiri kirjanduses, ühiskonnaõpetuses ja muusikas. Kiituskiri muusikaõpetuses. Anniki Keel, kiituskiri kehalises kasvatuses. Adri Kirs. Liana Kolodinskaja. Kiituskiri muusikaõpetuses. Külli Kukk. Ott Linnamägi. Kerli Luster. Siiri Tõhmussaar. Heleri Olo. Liis Rätsepp.
Maili Tanilsoo. Kaili Tuuling. Jaana Ojamäe. Ja Tanel Berk. Palume siia reaalklassi klassijuhataja, õpetaja Eevi Uusi ja meediaklassi õpetaja Tiit Helm. Sõna on Tartu vallavanemal härra Aivar Soogil. Väga austatud lõpetajad, kõik saalis olijad. Võib-olla on tegelikult sõnad isegi täna liigsed. Kui ma siin ees istusin ja vaatasin teie nägusid, ja tegelikult kui vaadates ka teie nägusid, nendest silmadest võib välja lugeda kahesust. Ühtepidi täis ootust, täis lootust, täis julgust, täis soovi edasi minna, aga sealt tuleb välja ka kurbust ja nukrust. Kurbust ja nukrust võib-olla sellepärast, et mingi hetk on elus läbi saanud ja see hetk ei tule mitte kunagi enam tagasi. Ja ka siitpoolt teie silmist võib seda sama välja lugeda. Lapsed on suureks kasvanud. Aga teistpidi ka uhkust. Meie lapsed on nii suured. Nad on kooli ära lõpetanud. Nad on täiskasvanud inimesed. Ja teie silmis võib lugeda seda,
Te olete saanud kõik, mis on vanemad andnud, kõik, mis on õpetajad andnud. Te olete kindlust täis sellepärast, et te olete teinud, julgete teha otsuseid, et edasi minna ja teha otsuseid tuleviku jaoks. Kuid tänane hetk on selline püha ja selline hetk, kus inimesed mõtlevad elu olemuse üle. Ja ma arvan, et need hetked on elus väga olulised, need hetked on vajalikud, sest need annavad jõudu edaspidiseks, jõudu kogu eluks. Ja ma arvan, et kui teie seate tulevikus endale kõrged eesmärgid, suured sihid, siis neid hetki tuleb väga palju. Ja tänu teile on need hetked ka nendel inimestel, kes on teisel pool saanud. Et ma sooviks teile julgeid eesmärke, kindlad sihte ja palju inimlikku õnne. Sest õnne on ikka elus vaja. Et aitäh teile ja aitäh ka õpetajatele, vanematele, kes on andnud kõik endast, et need noored inimesed, täna juba täiskasvanud inimesed, on eluks valmis. Aitäh teile! Järgnevalt on sõna 12. meediaklassi juhatajal õpetaja Tiit Helmi. Aitäh selle sõna eest. Kuigi ka teine klassijuhataja Eevi Uus oleks kindlasti tahtnud siin häält teha ja teile öelda, mis tal teile öelda on, aga ma trügisin ette ja ma arvan, et ma ütlen ise. Et käes on siis see hetk, see rõõmupäev. Kohe teeme me need uksed valla ja laseme teid kõiki 4 tuble teed. Ma arvan, et nüüdsest hetkest peate te ise hakkama saama. Oleme teid aidanud, oleme teid õpetanud, väga palju õpetanud ilmselt. Osasid 12 aastat, osasid ka ainult 3 aastat, aga palju seegi. Ja nüüdsest hetkest peate te küll ise hakkama saama. Muidugi te tulete kindlasti kunagi veel siia tagasi, tulete nõu küsima ühe või teise asja osas. Küllalt me seda nõu siis ka anname. Aga suurest vaevast teiega mässata oleme nüüd tõesti lahti. Kohe kergelt hakka. Jääme ainult üle loota, et kellele 12, kellele 3 aastat siin nende seinte vahel ei ole läinud tühjalt. Et jõudsite selle ajal ka targemaks saada. Täiskasvanumaks te kindlasti saite, seda kindlasti. Ja targemaks ma loodan ka. Ma usun, et matemaatikatundides kindlasti te jätsite lisaks valemitele ja logaritmidele ja millele veel meelde seda, et tee õigete lahendusteni käib ikka läbi töö. Ja tööd tuleb teha ja siis tulevad ka lahendused. Kindlasti näiteks kunstiõpetuse tunnis õppisite seda, et ilus on ise midagi ilusat luua, aga väga ilus on ka märgata ilu lihtsates, tavalistes asjades. Kindlasti õppisite ajalootundides seda, lisaks aastaarvudele ja sõnadele ka seda, et ajalugu see ongi meie kõikide elulugu. Nii et ka teie elulugu on nüüd üks osake ajaloost. Ja see etapp, mis te siin seinte vahel läbisite, ma loodan, et see kunagi saab olema ära märgitud kuskil kas ajalooraamatus või vähemalt teie mälestustes. Nii et pea püsti ikka edasi. Ja nüüd on käes see hetk, kus lähete ja ma loodan, te tõestate, et need aastad siin nende seinte vahel ei läinud tühja ja te suudate ennast läbi lüüa ka näiteks kõrghariduse lainetel. Ma väga loodan seda ja ma usun, et te saate sellega toime. Rõõmupäev on tänane päev kindlasti ka vanematele, sest peres on nüüd üks haritud inimene jälle rohkem. Te võite südame rahuga öelda, yes, ära tegime.
sest tegelikult see lõputunnistus, mis need noored nüüd mõne päeva pärast kas kätte saavad, on osalt ka teie tunnistus. Need hinded märgivad ära ka natukene teie vanust. Ma arvan, et päris suurt vanust. Nii et aitäh teile kõigile selle eest. Ja tänane päev on rõõmupäev ka õpetajatele. 4 silma vahel öeldes pärast, kui aktus läbi saab, õpetajad kogunevad, löövad käsi kokku ja panevad peo püsti. Te lähete ju oma teed, aga me jääme teid mäletama. Nii et õnne teile kõigile. Sõna on lapsevanemal Ülle Kruudal. Armsad õpetajad, austatud pedagoogid, vanemad, sõbrad. On möödunud 12 aastat päevast, mil astusite esimest korda kooliteed. 12 kooliaasta jooksul olete saanud palju tarkust, teadmisi, kogemust, palju hindeid, nii rõõmustavaid kui kurvastavaid, valmistanud õpetajatele ja oma vanematele rõõmu ja üllatusi ja vahel ka muret. Rõõmus ja samal ajal natukene nukker on see tänane päev meile siin. Täna te jätate hüvasti armsaks saanud koolimajaga, õpetajatega, koolikaaslastega. Aitäh õpetajatele, et te meie lapsi õpetasite. Aitäh kogu koolipersonali. Oskar Lutsu kevades ütleb õpetaja Laur Joosep Tootsile. Kui sa just nii palju ei saa, kui üles on antud, pole viga, õpi pool, aga tead, õpi hästi. Ja nende teadmistega sõitis Toots Venemaale põllumeheks õppima. Teie õpetajad nõudsid teil kõikide õppetükkide selgeks õppimist. Ja teie saate oma andeid ja huvisid realiseerida laias maailmas. Õnnelik elu ei ole kingitus, vaid saavutus. Saladus, mille abil te elus võite kõike saavutada, on kõigepealt tugev soov midagi saavutada. Siis uskumine ja kindlustunne, et saate sellega hakkama. Siis hakkate nägema, kuidas see sammhaaval teoks hakkab saama. Maailmaluuletaja Tagore on öelnud. Magasin ja nägin unes, et elu on rõõm. Ärkasin ja nägin, et elu on kohustus. Tegutsesin ja vaata, kohustusest sai rõõm. Rohkelt rõõmu teil edaspidiseks ja veel kord palju õnne. Aitäh! Ja sõna on lõpetajatel. Kohe nii hullusti, et meile sõna. Nagu aru saan, on meile see suur au jäänud lõpetada seda üritust. Üritus siiski vale sõna. Üritus pidi tähendama ebaõnnestunud katset, nagu räägivad vanad keelemehed. Kuid, nagu näete, mu kõrval on üks noor naine ja nagu kord ja kohus, naisterahvastele antakse ennem sõna. Mina sooviksin reaalklassi poolt tänada kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid ja muid perekonnaliikmeid, kes on kõikide nende aastate jooksul meid igati aidanud ja abistanud. Erilised tänud aga tahaksime edasi anda oma klassijuhatajale, kes vaatamata meie jonnimisele on meie klassi suutnud ikka koos hoida ja vajaduse korral ka meie eest välja astuda. Õpetaja Eevi Uus. Päris kiire. Eks ta on siin meil 3 aasta jooksul niimoodi ka välja kujunenud, et reaalklass hoolitseb nende õpitulemuste eest ja meedia siis teeb seda rääkimistööd ehk lobisemist liiga palju. Nii, mida siis meie
oleme siit 3 aasta jooksul kaasa võtnud. Kui õpetaja Tiit Helm siin rääkis, et tarkus on väga lai mõiste. Et võib-olla siin kellelgi ka, no mitte võib-olla, eks siin ikka kellelgi on jäänud midagi koolitarkust kahe kõrva vahele. Kui ma arvan, et eelkõige oleme õppinud iseseisvalt elama ja nagu ütleb meie kallis õpetaja Liivi Rohtla, meie mõtlemistase on nüüd kõrgem. Mida sooviks õpetajatele? Esiteks, no ikkagi aitäh õpetamast, vähemalt üritamastki. Aga et võib-olla seda, et mõnikord, mõnedes olukordades olgem vähem eelarvamuste vabad. Proovige, ärge hinnake meid esimese mulje põhjal. Ja osadele õpetajatele, et ärge laske endal meie poolt pähe astuda. Ma küll reaalklassi kohta ei oska öelda, aga meie meediaklassist kasutasime seda metoodikat päris tihti. Võib-olla õpetajad sellest aru ei saanud. Siis, meiega tahaks omalt poolt tänada. Kui 10. klassi me tulime, oli meil üks tore klassijuhataja, Ilona Võik, keda ma paluksin ka nüüd siia. Me kingime talle sellise nimeliku kingituse enda taldriku. See oli vast eelmine aasta, kui me laenasime sult ühte ja me lõhkusime selle ära. On andeks. Siin on uus ja lennukam, nagu meie. Ja siin on meie kõigi nimed ja küsimus on selline, tähendab, vastus on antud. Kui vastus on 12M, siis milline oleks küsimus? See jääb sulle koduseks. Tere üks. Nüüd paluksin siia ette meie teise klassi juhataja, kes saates 11. klassist võtsis meid oma kaitsva tiiva alla. Tiit Helm. Temale me kingime pildi, kuid see pildi peal on kõik meie klassis, kuid see ole nagu klassipilt, mida siin kohustuslikus korras iga sügis või kevad tehakse. Siin oleme nii, nagu me tegelikult vabas õhkkonnas ilma kooli piiravate reegliteta oleme. Siin taga on meie kõigi nimed, et sa meid ikka mäletaksid. Ma püüan. Lõpetuseks veel nii palju, et kui eelkordselt siin Tiit Helmi kõnest tuli välja, et loodate, et me jõuame kaugele, siis ma võin teile garanteerida, et te veel kuulete meist.
saate. Kuid kui on tehtud kord ja viimane tegu, jääb igaüks teist veidi kooli nägu. Omas kodus jäid korraga kohata, oled justkui paadita aersa, tahaksid laulda, kuid oskad vaid ohata ning see ajab sind nutma ja naerma. Kaibud kaasa nüüd igale kõlale, kaunid asjad sind enesest viivad. Mingi raskus on kasvanud su ühele, sa tunned, see raskus on tiivad. Pärituun teie tiivadesse. Sellega kuulutame tänase aktuse lõppenuks. Lõpetajate õnnitlemine ning pildistamine toimub kooli ees. Ja nüüd lõpetuseks palun meil saalil püsti tõusta. Ma väga vabandan, aga ma tahan ühitada kaamel lapsevanemaid täna ja õpetajaid. Väljas paneme uue. Siin ka natuke kõlab, aga ikka. See on jumalast vähe. Ma vaatasin, et rübisid pead käsis. Pole harjunud. No jah, mul täpselt sama. See on õudselt, et ma ei tea, kuidas suudab. Ma tahan ise taskud kaamerist. Need ei võbise jah. Need on teikesed mõned välis. No need suurtega on ka, et ma ise ka nendega töötama. Ikka on raske. Palju kaalub, et see on küllegi ära. Kus on tõesti kaua hoia üritada taha.
näidata veel meie nii-öelda mässumeelsust, siis meile selline muusika ei meeldi. Meil on oma muusika äraminekuks. Võrking sinu kord. Kalli ka veel. Ma lähen nüüd ütlen ka. Aitäh. Palju õnne! Eduka kooli lõpetamise puhul ja kõike head edaspidi. Ja otsi mind üles ka. Ei tea, järsku juba terve tiiru peale. Jah. Sukse peal rääkida pikka juttu, andis mingi õpikumust. Kolmekesti sellest, et ei saa seda pilti tegemata jätta. Merit on nii koos. Ärge mingi enam ära. Kui keegi Otti näeb, siis ajage siia. Ärge te ära minge. Kohe toon Oti ja siis te pildi. Oota siis seal, teeme pildi. Tõsine plaan.
tere! No ikkagi lõpuklassi hüvad. Järgmiseks aastaks suudeldus. Jah. Äge särk. Ei tea. Saame teha ära. Tulge mu juurde. Tulge mu juurde. Pildi peale. Mul on õige kõigelt meeldib. Lugege üle. Hea, kes on puudu? Otsitakse Julia. Juuli! August! Mai! Juuli jookseb juba. Anneli, vaja õpsid ka kokku pärast, et õpetad ka kõik. Anna! Jookseb juba. Teil lahti ka. Juuli tuli, väga hea. Head teile nüüd. Üleval. Ja lille kasvavad. Suura võtib pildi ära, siis lähme koju. Lähme sinna tõesti. On võete kroonikas. Lähi võtta mandi.